Tere tulemast kuulama Teadlikuma ema podcasti veel kord natukene hariduse teemadel. Teate, haridus sütitab mind nii kõvasti, et ei kujuta isegi ette. Haridus on nagu siukene, öeldakse, et kui inimene sünnib siia maailma, siis antakse talle missioon, on ju. Ja kõik tahavad oma missiooni kogu aeg üles leida, siis ma kahtlustan, et missioon on täpselt see, mis sind seest põlema paneb. Ja kui me räägime haridusest, siis haridus on midagi, mis mind täielikult põlema paneb, nagu heas mõttes. Ühesõnaga, see on midagi, milles ma olen alati tahtnud maailma muuta paremaks kohaks. Okei. Nii et hariduse teemalised podcastid on mulle eriti hingelähedased, nii et tere tulemast kuulama ja nüüd sa saad natukene tihedamalt neid podcast'e, sest et kooliaeg on varsti algamas. Ja tänase podcasti teema on meile lapsevanema vastutus ehk mida lapsevanem peaks ära tegema selleks, et lapsel läheks koolis hästi. Teate, me oleme kõik väsinud sellest, et kool tülitseb vanematega, vanemad tülitsevad kooliga, lapsed jäävad selle kõige vahele, lapsed saavad haiget, lapsed on need, kes kannatavad ja seni, kuni õpetajad ja koolid ei võta oma vastutust ja seni, kuni ema-isa ei võta enda vastutust, seni lapsed jäävadki haiget saama. Teate, me ei pea istuma maha ja me ei saa rääkida nagu kõikidest probleemidest ühe korraga. Võtame täna riidest lahti selle probleemi, mida lapsevanemad koolisüsteemi sisse tassivad. Vaatame täna lapsevanemate kohustustele otsa ja sina kui kallis kuulaja vaata nüüd niimoodi, et okei, siin tuleb kurat list asjadest, mida mina pean ära tegema. Aga kuna ma armastan oma last, siis ma teen need asjad ära, on ju. Ma olen olnud 25 aastat vaheldava eduka õpetaja. Ma olen töötanud sadade lastega. Ma olen täna autismispektriga lastele väga imeline õpetaja, muidugi ka kõikidele teistele, aga nemad on mind kõige rohkem õpetanud. Ma olen olnud üle 12 aasta koduõppel. Ma tean sellest teemast. Mul on juba uus koolisüsteem niiviisi silmades, et kui ma saaks, ma looks selle ära. Nii et ma olen keegi, kes ma tunnistan ausalt, keda ma oleksin ise vajanud. Kui minu lapsed olid väikesed ja alustasid kooliteed. Koduõppeemana ma seisan väga huvitaval ristteel. Koduõppeemana ma näen, mida õpetaja on teinud valesti. Ma näen, mida õpetaja jättis tegemata. Ja koduõppeemana ma näen õppeprotsessis, mida mina olen jätnud tegemata. Ja ma ütlen teile täiesti ausalt. Lapsevanemate tegemata töö on palju suurem kui õpetajate tegemata töö. Kordan veel kord, lapsevanemad jätavad nii palju tegemata, mille tõttu tegelikult kogu süsteem ka natukene vinklis ja vonklis. Aga hakkame vaatama siis või. Kõigepealt lapsukene sünnib siia maailma, on mul õigus. Ja siis tal on emme ja issi, loodetavasti tal on ikkagi emme ja issi, on ju. Ja vanemad ja vanaisad ja see keskkond, kus ta kasvab. See laps puutub kokku nende vanemate tunnetega ja mõtetega. See laps puutub kokku ekraanides olevate tunnete ja mõtetega, vanema vanaisa tunnete ja mõtetega ja laps on nagu tillukene käsn, ta imeb kõik iseendasse. Ja kui me ei räägi talle, millega ta kokku puutub, kui me ei räägi talle sellest kõigest, mis tema ümber toimub, siis me olemegi juba esimese hariduse andmise tegelikult tuksi keeranud. Ja selle lapse sees formuleerivad arvamused ja uskumused temast endast, maailmast, protsessidest, mis talle meeldib, mis talle ei meeldi, miks talle meeldib, miks talle ei meeldi. Ja asjad, millega lapsed kokku puutuvad, nad on külluse maailmas. Lastel on täna nii palju mõnu, nii palju endorfiriine, ma ei tea, kas ma hääldasin seda õieti, aga te saite aru, on ju. Lastel on täna nii palju naudinguid, et see pingutuse koht siin elus jääb neile vastikuks, võõraks ja nõmedaks. Ja kuidas seda lastele õpetada, on ju? Ühesõnaga, siin on lapsevanemad seisavad täna silmitsi hoopis teistsuguste probleemide ees, mis 100 aastat tagasi. 100 aastat tagasi oli põhiprobleemiks toit, on ju? Riided. Praegu liigne küllus ja kuidas ületada oma mugavustsooni. Okei. Esimene asi, mida lapsevanemad ei tee, on lapse tähelepanu juhtimine. Lastele antakse täna keemiat selleks, et nende tähelepanu püsiks, aga mitte keegi, kusjuures tavaline ema, tavaline isa, mitte keegi, ma ei ole näinud mitte
ühtegi ema 25 aasta jooksul, mitte ühtegi isa 25 aasta jooksul, kes teadlikult õpetaks lapsele tähelepanu juhtimist. Meil on tähelepanu häirete buum, meil on tähelepanu häirete keskkond, meil on tähelepanu häirete maailm ja mitte keegi ei õpeta lapsele tähelepanu juhtimist. Ja ma kahtlustan, et sellepärast, et mitte keegi ei oska seda. See oli esimene asi, mida mina hakkasin oma lastele õpetama. See oli esimene asi, mida ma hakkasin koduõppes oma lastele õpetama, sest ma sain aru, et kui laps ei juhi oma tähelepanu ise, siis pean mina olema kloun, kes tema tähelepanu pidevalt hoiab. Ja see ongi see, mida õpetajad teile tegelikult kallid vanemad ette heidavad. Õpetaja on 20, 25 kuni 30 pealise klassi ees, mitte üks laps ei juhi oma tähelepanu. Ja siis õpetaja peab tegema midagi, et see tähelepanu kätte saada. Ja ta valib kas siis kurjuse tee, klounaaži tee või siis mingi kolmanda tee. Kõik need teekonnad lõhuvad õpetajat. Kurjuse tee muidugi kõige vähem lõhub õpetajat, aga te teate, kuidas see lõhub last, on ju? Miks me ei õpeta lastele tähelepanu juhtimist, sest et te ei tea, kuidas seda teha. Aga selleks ongi teadlikum ema loodud. Tark mina ongi selleks loodud, et see teadmine nüüd vanemateni viia. Ja kujuta ette, kui sa saadad kooli lapse, kes oskab juhtida oma tähelepanu, siis õpetaja ei pea tegema mitte midagi erilist, et see tähelepanu kätte saada. On ju? Mida teha, kui mu mõte läheb mujal õppimise ajal näiteks? Kuidas märgata? Kuidas tuua tähelepanu tagasi? Kuidas kuulata juhitult juhist lõpuni? Kuidas saada aru, et ma ei ole enam õppeprotsessis sees? Kuidas ise tulla õppeprotsessi tagasi? Kuidas keskenduda ka siis, kui kuskil mujal on midagi väga-väga palju põnevamat? Kuidas keskenduda siis, kui ärevus on peal? Need on väga-väga olulised küsimused, kas pole? Ja seda kõike tuleb lastele õpetada ja mina soovitan teil minuga mentorlust võtta nagu ilma igasuguse naljata, sellepärast et mul on need teadmised olemas. Aga te võite muidugi ka kooli saada edaspidigi tähelepanu probleemidega lapsi. Ja ma ütlen ausalt, see on nii puudulik lüli meie haridusest, aga minul on see lüli olemas ja ma ei häbene seda teile siin podcastis välja karjuda. Mul on see lüli olemas. Minu lapsel oli ka tähelepanu probleem. Ja peale selle tal oli ka üks haigus, mis seda võimendas. Ja ma õpetasin need harjutused ära ja neuroloog ütles lapsele otsa vaadates, see laps ei tohiks olla nii normaalne. Aga minu laps oli täiesti normaalne. Nii et tähelepanu harjutustel selles võtmes, kuidas mina seda õpetan, läbi fookusjuhtimise, tunnetusvahendite, see on ääretult hea meetod. Teine asi, mida keegi ei õpeta last õppima. Täielik maagia ja need lapsed, kelle siis õppimine tuleb nagu siukene loomulikust intelligentsist, need lapsed saavad koolis hakkama. Need lapsed, kellel õppimine ei tule loomulikust intelligentsist, sest tema õpikeskkond pole olnud vastav, näiteks seal ema, isa, vanema, vanaisa, kuhu laps uputati, võib-olla seal mitte keegi ei osanud õppida. Võib-olla see potentsiaal on temas veel suletud. Õppida, õppima peaks olema meie haridussüsteemi samm number 1, aga see ei ole. See ei ole meie haridussüsteemi samm number 1. Ja ma kahtlustan, et keegi ei oskagi õpetada lapsi õppima. Mina uurisin 12 aastat, mida tähendab õppimine. See ei ole mingisugune, lugesin ChatGPT-ga rääkisin. Ei, ma uurisin lapsi. Ja nüüd ma tean seda, et kuidas igat laste personaalselt õpetada õppima, aga ka seda, mida on üldiselt vaja õpetada. Ma olen pannud kokku lausa terve kursuse, kuidas õpetada lapsi õppima. See on, kuidas ometi need lapsed õppima saada. Sa leiad selle teadlikumema.ee kodulehelt kursust alt või sa ostad endale tarkmina.ee pileti. Nii et laps võiks teada ju, mida teha siis, kui ta millestki aru ei saa näiteks. Kuidas ülesannet väiksemateks osadeks jagada, kuidas harjutada, kuidas meelde jätta, kuidas kontrollida ise oma tööd, kuidas abi küsida. See kõik on tegelikult, oleks nagu koolitöö, aga siin ma nüüd lapsevanemad ütlen teile, et kool ei hakka seda tööd kunagi tegema. Nii et sa pead selle töö enda kanda võtma.
on ju. Siis frustratsioon. Lapsevanemad, mitte ainult frustratsioon, vaid ka sihuke elevus ja ärevus ja kõiksuguste tunnetega hakkama saamise haridust. Vot seda nüüd on maailmas liigub seda hästi palju ja on emasid, kes riputavad kristalli igale poole, kes käivad konstellatsioonis ja emadel on tänapäeval igasugu meetodeid nii-öelda enda emotsioonidega hakkama saada. Aga me ei saa lastele õpetada kummalisi meetodeid ju. Sa ei saa ju lapsele öelda, et kui sa koolis koged frustratsiooni, siis lähme konstellatsioonile. Lapsel on vaja sealsamas klassiruumis ju midagi teha enda frustratsiooniga, on ju. Mitte mõelda, kuidas vanaisa tappis, ma ei tea, sõja ajal 2 meest ja sellest tuli tema frustratsioon, on ju. Et ma loodan, et ma kellelegi nüüd varba peale ei astunud, aga ma tahtsin lihtsalt öelda seda, et ma näen oma töös hästi palju, kuidas emad vaimlevad ja kasutavad meetodeid, mis pole klassiruumi edasiantavad. Ja kui mina teadlikuma ema meetodi lõin, emotsioonidega hakkama saamise meetodi, siis see oli just selle mõttega, et see peab olema lastele edasiantav. See peab olema midagi, mida laps saab kasutada oma elus ka kooliruumis. Sest et seal klassiruumis tuleb ette paratamatult sadu ja sadu tundeid ja millest on meil koolikiusamine, sellepärast et lapsed ei saa enda tunnetega hakkama. On ju. Samamoodi me peaksime siis andma lapsele ka siukse terve sisekõne. Ma ei oska veel, aga ma proovin uuesti. Mulle ei meeldi see, aga ma saan aru, et mul on seda vaja. Ehk siuke terve sisekõne omandamine on ka lapsevanema töö ja seda peaks võimendama lõppkokkuvõttes õpetaja. Siis lapsevanemad peaksid lastele õpetama iseseisvust. Aga see käib nii-öelda nagu õppeprotsessis, kuni laps kasvab. Just see, et ma panen need asjad endale sinna koolikotti, on ju. Ma panen enda asjad valmis, aga tegelikult see algab juba varem. Näiteks 6-aastane laps siis, ema küsib, kuule, kuna sa oma toa ära koristad? Laps vastab õhtul, aga siis see peabki saama õhtul tehtud. Sest et kui sa küsid tema käest tulevikus, et aga kuna sa oma kodutöö ära teed, siis ta vastab sulle õhtul, aga ta ei tee seda ära ja sellest tuleb teil tüli. Ühesõnaga selline sõnapidamine, aja planeerimine, töö planeerimine mingis hetkes selle ära tegemine, see peaks juba alguse saama enne kooli minekut. On ju? Mitte lapse eest kõik ära teha, mitte pidevalt käia ja kaagutada, tuletada talle asju meelde. Siis lapsevanem peaks õpetama lapsele oma vajaduste väljendamist. Ma ei saanud aru. Nüüd on see koht on ju, et kui meil on siis emotsionaalselt mitte küpsed lapsed klassiruumis, siis kui keegi ütleb, ma ei saanud aru, siis naerdakse, on ju. Aga siin tuleb ju lapsele jälle anda väga selge seletus. Tõeliselt tark inimene on see, kes tunnistab, et ta ei saanud aru. Tõeliselt loll inimene on see, kes teeb nägu, et ta sai aru. Ehk see vanemlik jälle siukene, kuidas ma ütlen, hea nurga andmine asjale, see on väga oluline. Palun selgita uuesti. Mul on abi vaja. Mul on hetkel korraks vaja võtta aeg maha. Ma tunnen, et ma olen natukene lappes. Siukene väga hea eneseväljendusega lastel, neil läheb koolis hästi. Palju paremini kui nendel lastel, kes ei oska ennast väljendada. Ja siin me jõuame tagasi eelmise podcast episoodini, et kui te saadate kooli ebaküpse lapse, kes kardab võõraid inimesi, kellel ei ole tekkinud veel eneseväljendust, siis meil hakkavad tekkima probleemid. Nii et see eneseväljendus, kuidas me saadame lapse siis kodust turvakeskkonnast ära, keskkonda, kus ta ei oska ennast isegi mitte väljendada. Ehk me peaksimegi kooli saatma siis hästi ennast väljendavad lapsed, on ju, kes ei häbene öelda, et ma ei saanud aru. Siis lapsi tuleb õpetada suhtlema teiste lastega. Ja see hakkab pihta juba liivakastist muideks. Ja kui siin lapsevanem istub liivakasti kõrval ja scrollib, TikTokis näiteks, siis see laps jääb just sellest haridusest ilma. Ja mis mulle endale teeb väga haiget on see, et õdede vendade vahelised suhted lastakse nagu nugade peale, tugevalt nugade peale ja peetakse seda elu normaalseks osaks. Aga seesama tugevalt nugade peal olemine areneb edasi hiljem.
ja lastel tuleb õpetada konfliktide lahendamist. Minul on siin tagasikerimise meetod, mul on konfliktide lahendamise kursus kenasti üleval. Minge võtke teadlikumema.ee, võtke konfliktide lahendamine ja soovitan 110 korda seda vaadata. Sest kõik lapsed ei hakka sinu lapsele meeldima ja sinu laps ei hakka meeldima kõigile lastele. Ja kuidas tulla toime, kui sul on erimeelsus, tõrjutus, solvumine ja ebaõiglustundega. Ja kuidas selle kõigega hakkama saada nii, et sa ei löö, ei alanda, ei varise kokku. Mina olen õpetanud oma lastele sihukest elutervet suhtumist, et igal inimesel on tema keha, tema mõtted, tema tunded, tema isiksus, tema olemus, tema soovid, tema unistused. Me ei käi iga inimesega kokku. Me ei peagi käima. Aga mitte ühelgi inimesel ei ole õigus meile haiget teha. Kui me hakkame vaidlema, siis vaidlus peab olema suunatud ainult ühisele eesmärgile. Vaielda selle nimel, kellel on õigus, on mõttetu. Nii et kõike seda me saame lastevanematena tegelikult kodus ära teha, aga see eeldab ju seda, et ema-isa suhted oleksid korras. Ja siin on järgmine koer maetud, on ju. Laps võtab suhtemustrid ju kodust üle. Laps tuleb ette valmistada ka selleks, et tagasisidet on vaja anda, on ju. Ja eksimiseks. Mina olen olnud õpetaja ikkagi juba 25 aastat vahelduva eduga, õpetanud erinevaid asju ja ma tegelikult alles koduõppel sain aru ühest asjast. Kui ma parandan laste töid ja asju, aga ma ei ole saanud mandaati, ehk see laps ei ole mind valinud, siis ma lõhun teda. Nii et me peaksime lapsele tegema selgeks seda, et õpetaja seal klassiruumi ees ei ole halb inimene, kui ta parandab su vigu. Me peame andma talle selleks loa. See, et õpetaja parandab sind, ei tähenda, et sa oleks halb või rumal. Ta vaatab seda, mis sa endast välja valasid. Hinne ei ole sinu väärtus. See teadmine, mis sa välja valasid, võib-olla lihtsalt oli veel väga toores. Selle teadmisega on vaja tegeleda, on ju. Et see viga on informatsioon sellest, mida meil veel oleks vaja õppida. Siis oleks vaja luua kodus õppimist toetavad harjumused. Näiteks uni. See peaks olema täiega selge, et me ei istu ekraanis. Liikumine, sükene tervislik toitumine näiteks. Ekraani kasutus. Ekraan ei saa olla elu eesmärk, ta ei saa olla päeva eesmärk. Meil on ikkagi päev, meil on elu ja ekraan võib olla sükene lülitada ennast korraks välja. Rahulik õppimiskoht. Ja juba ennem kooli lapsega koos sihukesed väikesed rahulikult õppimisharjutused. Kus me siis harjutame tähelepanu ja kuidas õppida õppimist, on ju. Ära anna palun kogu vastutust hariduse eest koolile. Kool ja õpetajad on vaieldamatult olulised. Kuid ainult sina tunned tegelikult oma last kõige paremini. Ja väga varakult on näha, kas ta on kooliks valmis või mitte. Väga varakult sa hakkad nägema erinevaid märke sellest, on ju. Ja sellel tuleb koheselt reageerida. Ja kindlasti ei tohi me last saata kooli siis mõttega, et ta peaks olema tubli. Või et teistest parem. Pigem me võiksime lapsele hoopis näidata seda, kuidas elu käib. Nagu kuidas elu päriselt käib. Minule meeldib suhelda heade inimestega. Mul ei ole oluline, mida ta kannab. Mul ei ole oluline, mis on ta palk, kus kohas ta töötab. Mul on oluline, et ta oleks hea inimene. Ja kui mina tahan midagi müüa, siis mul on 2 varianti, kas ma hakkan seda pähe määrima või ma hõikan välja, et mul see on ja siis inimesed, kes näevad, et seda on neile vaja, siis nad tulevad. Ehk enne, kui me saadame lapse kooli, peaksime me talle näitama, kuidas raha tuleb, kuhu raha läheb. Ma olen öelnud oma lastele alati, ärge teenige kunagi raha, see on väga üksik elu. Teenige inimesi, kinkides oma annet. Vaat siuksed väiksed mindshift'id tegin mina ennem kooli algust ära ja meil on läinud väga hästi. Nii et lapse vanemad saavad teha väga palju ära. Aga meie tavaliselt keskendume ju, et tähti ja numbreid on vaja, on ju.
aga need kõige olulisemad asjad, kuidas juhtida tähelepanu, mida teha siis, kui ta ei saa aru, mida teha siis, kui tuleb paha tunda, kuidas jagada oma aega. Ehk see, mis last tegelikult seal koolis hakkab ootama, see jäetakse nagu üldse kõrvale. Mulle meenus see, kui meile tulid karatetrenni lapsed ja osad lapsed olid 10+ ja nad ei osanud siduda sõlme. Näiteks osad lapsed olid 10+ ja nad olid nii ära emmetatud, et nad ei osanud siduda oma vööd, oma paelu, neil olid alati krõpsuga asjad, aga varustuse juures meil on vaja siduda selle asju. Või nad ei osanud pakkida asju kotti ilusti. Et ma nägin nagu, kuidas last ei ole kaasatud kodustesse töödesse. Ma hangun vahepeal, ma proovin leida sihukest õiget sõnu. Ühesõnaga, kallid lapsevanemad. Ma tean, et teil on kiire. Ma tean, et teil on väga palju tegemist. Aga sa ei kahetse mitte kunagi, kui sa võtad aega maha, et valmistada last ette. Sa seda ei kahetse mitte kunagi. Tegelikult. Sest see tulemus on väga ilus. Aga me jääme, ühesõnaga, ma tahan ütelda seda, kallid lapsevanemad, et ülehüppeid ei ole. See, mis sa praegu jätad tegemata, teed sa hiljem topelt. Ainult, et kui sa praegu teeksid, siis lapsel vaimse tervise kahjud oleks, on ju, ja rahaline kahju oleks ka väiksem. Aga kui sa teed pärast, siis sa teed topelt, seal on juba vaimne kahju, seal on juba rahaline kahju. Praegu saaks uurida ja nautida koos. Siis tuleb vigade parandus. Ja mis ma vanemate puhul veel näen seda, et kui läheb vigade paranduseks, siis neil ei ole selleks jõudu. Nad ei taha teha seda. Ja kui on vähegi võimalik ravimeid anda, antakse ravimeid. Aga mitte ei vaadata üle, millest see probleem on üldse alguse saanud. Ma natukene pean lastevanematele sihukest äratuskõnet tegema, sellepärast, et ma näen, et seda illusoorset plastikasja on hakanud hästi palju tekkima, et meil on just nagu kõik korras. Lapsed lõiguvad ennast rohkem kui kunagi varem. Õpistreike probleem on rohkem kui kunagi varem. Et kui sa praegu teed asjad õieti, on elu palju lihtsam kui siis, kui sa teed tagantjärgi tööd. Sest tagantjärgi tööd lapsevanemad veel vähem tahavad teha. Nii et võtke aeg maha, õpetage, isegi kui su laps käib juba koolis, õpeta need asjad praegu talle siis ära, on ju. Ja võta see aeg, sa ei kahetse seda. See siin oli Teadlikum ema podcast ja kui keegi veel pole sulle öelnud, et sa oled väga-väga tubli ja see, et sa püüad, on just see koht, kus teha oma sihukese mõnusad batuudihüpped, et edasi liikuda. Ja ma tahan sulle öelda, et ma armastan sind. Ja sa oled alati oodatud Teadlikuma ema klubisse. Ja sa oled alati oodatud mentorlusse. Ja õpinurk on oodatud nii sinu lapsed kui ka terve sinu pere. Kuule ära minu koolitused ja hoia kodulehtedel silm peal. Kui sa vähegi näed, et midagi panustab sinu vanemlusse, sinu lapse ellu, siis tule ja kasuta. Kohtume järgmises episoodis.